ja kui sa vähendad neid asju, mis annavad sulle palju dopamiini, siis need asjad, mis on rasked, tunduvad lihtsamad ja nad tunduvad huvitavamad. Tegelikult see oleneb tunnist isegi. Osades tundides ja tegelikult õpetades ka, osad on nagu palju paindlikumad ja liberaalsemad, annavad palju kergemini alla, osad on, panevad sulle näiteks ühe punkti palju nagu vähem, kui sa näiteks ühe korra hilinenud. Tere, kallis kuulaja! Olete kuulamas teemasaadet ja me räägime siis täna Sarapi ja Kübaraga teemal diploma ja nende valikud. Ja hoolega vormitud valikud. Ja, aga me mõtlesime, et me paneme nad enne tanki nii-öelda ja andsime teile ühe väikse ülesande. Et Roosa raadios on hästi tihti see, et üks või teine ja on siis küsimuste voor ja on üks jokker, et ei pea vastama. Ja me laseksime teil siis üksteiselt küsimusi küsida, et kuulame, mis noored teineteise kohta teada tahavad. Okei, ma siis alustan. Pastakas või pliiats? Kindlalt pastakas. Bioloogia või füüsika? Pigem bioloogia. Härmamaja või näitusemaja? Kindlalt härmamaja. Notion või paberil märkvel? Paberil märkmed. Kas AI matemaatika või AA matemaatika? AI matemaatika. Ja viimane küsimus, kas Varusk või Vinitšenko? No siin tuleb mul vastata Vinitšenko, sest Varushiga mul pole tund olnud. Okei. Kas raamatu läbilugemine või sisu kokkuvõtted? Ikkagi läbilugemine. Kas IB keemia või IB bioloogia? Keemia. Kas Eesti süsteemi kirjanduse tund või IB kirjanduse tund? IB kirjanduse tund. Ja kas härmapiht või härmadraama? Härmadraama. Aitäh, väga põnev oli. See oli üle ootuste põnev. Ma kuulasin, ma ei saanud vahepeal midagi aru, sa said või? Ei, mitte kõik, aga nüüd nad seletavad lahti ka. Alustame kohe, mida tähendab AI, AA ja ABC ja mis te rääkisite? Matemaatika. Jah. No põhimõtteliselt need on nagu erinevad matemaatikad, et AI on rohkem selline statistiline ja A on rohkem analüütiline ja nagu teoreetiline rohkem. Et AI on nagu praktilisem. Jah, nagu AA-l oli üldse niimoodi, et aasta alguses sooviti, et nad võtaks endale joonelised vihikud, et neil on nagu hästi palju, vähemalt väideti, et tuleb hästi palju tõestamist. Muidugi minu sõber Kaur ütles, et seda väga palju ei ole olnud. Aga nagu rohkem on seda tõestamist, mida näiteks AI-s ei ole põhimõtteliselt üldse. Vaata, 100 päeva diplomas on vilja kandnud. Et palju õnne teile, poisid, 100 päeva. Kuidas see tunne on? No praegu ma ütleks, et on päris hea tunne, sest praegu on suhteliselt kerge olnud nagu, aga tegelikult ma arvan, et nagu raskem on ikkagi veel ees. Nagu. Jah, ma alati ütlen kõigile, et praegu on lihtsalt vaikus enne tormi. Et meile saadeti see Student Calendar of Deadlines, kus meil on siis kõik tähtajad, mis me peame hakkama ükshaaval tegema. Ja need esimesed tähtajad hakkavad tulema nüüd kevadel, ehk siiamaani ei ole nagu mingit suurt asja olnud. Kas see kalender on kogu õppeaasta peale või poole aasta kaupa? See on terve IB peale. 3 aasta, 2 aasta peale siis? Ja seal on nagu suvel ka, et sa pead nagu suvel ka tegema. Eelmine õppeaasta te õppisite Eesti riiklikus õppekavas ja nüüd te olete diplomas veidi üle 100 päeva olnud. Mis on, võib-olla, Lauri, mis on sinu arvates kõige suuremad erinevused? No, eks see on ikka see süvitsi minek, et neid aineid on nagu palju vähem, kui oli Eesti süsteemis. Ja nüüd on nagu see, et kui Eesti süsteemis oli umbes niimoodi, et mõni aine, mis sind üldse ei huvitanud või tundus nagu ebaoluline, siis võib-olla selles väga palju ei pingutanud. Aga nüüd sa pead põhimõtteliselt igas aines pingutama, sest sul tuleb igas aines eksam. Kas oled need ained ise valinud? Ise olen valinud, jah. Okei. Joosep, mis ained sina valisid? Kas ma loetlen kõik või? Ma ei oska öelda. Võib-olla. No, ma valisin süvitsi matemaatika, keemia ja bioloogia ja siis ma valisin keeleks hispaania keele ja siis eesti keele me pidime valima kirjanduse ja siis geograafiaga. Aga me tegelikult me nagu vahetasime mõlemad see veel ained nagu aasta alguses. Aga millest see vahetus tingitud oli? No mina valisin näiteks, ma ei võtnud saksa keelt, vahetasin hispaania keele ja ausalt ma ei kahetse, selles mõttes nagu hispaania keel on, ta on nagu, jah, ta on kergem, aga ma nagu näen, et ma kasutaks seda rohkem päriselus. Ja siis me vahetasime, me mõlemad vahetasime ära ajaloo geograafiaks, sellepärast, et ajalugu oli, ta läks liiga nagu teoreetiliseks, me hakkasime liiga palju tegema neid allika-analüüse, mida me väga ei viitsinud teha. Nagu.
oota, aga Joosep, aga mis sina tajud, see põhierinevus sinul ka, Lauri, sa ei saa vastata? Põhierinevus, no seal on tegelikult palju, noh, kindlasti see ka, et nagu inglise keeles õpe, et nagu sa alguses nagu võib-olla ei suudagi aru saada, mis see tegelikult tähendab, et sa pead hakkama nagu matemaatikat süvitsi õppima inglise keeles, sa pead kõigest aru ka saama, kui õpetaja räägib. Ja kindlasti see ka, et nagu õpilastel on rohkem seda õpihimu ka, et nagu me näiteks keemias on eriti seda hästi näha, et kui näiteks Jörgen teeb mingit eksperimenti, siis meil kõik nagu huviga vaatame seda ja meil nagu huviga teeme seda kaasa. Palju teid on klassis praegu? No see oleneb ainest, selles mõttes, aga nagu klassis kokku on 25. Mis see põhiline põhjus oli, miks te otsustasite nagu teise süsteemi või diplomasse minna? No minul tuli see tegelikult väga nagu, ma tegin mingisuguse pika listi asjadest, et mis oleks nagu plussid, kui ma läheksin ja mis oleks nagu miinused, kui ma läheksin. Aga no peamiselt ikka see, et mulle meeldis see nagu idee, et ma õpin asju süvitsi, et need asjad, mis ma õpin, neist on mul võib-olla ülikoolis kasu, mul on ülikoolis lihtsam, nagu on öeldud, et need, kes õpivad näiteks high-level füüsikat või high-level bioloogiat, et neil on nagu ülikoolis, näiteks vaatame, sa lähed, ma ei tea, arstiteaduskonda, et siis saad nagu need bioloogia asjad, mis seal õpitakse, neid sa oled juba väga paljust juba õppinud, ehk siis sul on nagu lihtsam selles osas. Ja siis sul on ülikoolis võib-olla rohkem vaba aega, et nagu mulle meeldis see idee põhimõtteliselt. Aga kõrgkooli sisseastumine, kuidas see on teie jaoks edaspidi? No siin nüüd põhimõtteliselt oleneb sellest, et kuhu sa tahad minna. Kui sa tahad välismaale minna, siis oleneb ka see, mis ained sa valisid. Aga kui sa tahad näiteks Tartu Ülikooli, siis lihtsalt vaadatakse, mis oli sinu eesti keele IB-eksam ja matemaatika IB-eksam. Ja kui sa oled võtnud high-level matemaatika, siis saades hinde 6 või 7 oli minu arust 100% nagu lai matemaatika eksam. 100 on, jah. Minul on üks hästi põnev küsimus. See mind hullust juvitab, kui kaua teil läks mitu nädalat, päeva või kuu selle inglise keelega ära harjuda? Vahetunnist te räägite eeldatavasti eesti keeles veel? Okay. Seda küll jah, et me räägime veel eesti keeles. Tegelikult me varem rääkisime, sõprade vahel me rääkisime sellist inglise, eesti, saksa segakeelt, on ju. Mõned laused olid inglise keeles, aga mina ütleks, et mul see harjumine, see oli tegelikult suhteliselt sujuv, see on niimoodi, et ta läks nagu üle päeva, vaid nagu, mingi paar nädalat, aga me järjest võtame nagu rohkem neid nagu sõnavara ja erinevaid sõnu juurde, et see on nagu selline, et kohe hakkab kõik nagu hästi raske. Kas seda näiteks on ka, et matemaatikatunnis õpetaja natuke enne tutvustab seda terminit või on küll, jah. Või seal on kohe paugust pead aru saama, mis... Ei, ta alati nagu ütleb, mis eesti keeles on põhimõtteliselt. Okei, aga teie klassis on ka välismaaõpilasi? Jah. Kas nemad tabavad seda hoobilt või nendel on ka selgitustööd natuke? Jaa, ma ütleks tegelikult, neil on nagu isegi kergem, sest nad käisid selles pre-IB asjas, kus on nagu, neil on veel rohkem kogemus selle IB süsteemiga kui meil. Aga kas te nagu tunnete mõnest ainest ka puudust? Näiteks kehaline? Seda teil ju üldse ei ole, eks ole? Ei, kehalist meil üldse ei ole ja ega ma ei tea nüüd, kui palju seda ka põhikoolis või gümnaasiumis oli, aga see oli siuke vaba, väga lihtne tund, et väga palju ei tunne puudust. Ma mõtlesin, et kas on nagu mingi aine, mida te arvate, et mis võiks olla diplomas, mida te oleksite tahtnud valida, aga ei olnud valikus. No ma tean nagu ise, kui me uurisime selle IB kohta, siis ma tean näiteks TIK-is ehk siis Tallinna Inglise kolledžis sai võtta näiteks majandus või näiteks psühholoogiat, mida ma oleks ka tahtnud näiteks teoreetiliselt võtta, kui oleks saanud. Aga kuna meil ei ole nagu neid õpetajaid, kes annaks seda ainet, siis meil ei saanud võtta, et meil oligi see nagu valik oli väiksem kui mõnes teises IB koolis. Jah, mul oli ka nagu see, et ma vaatasin, et välismaal oli IB-s võimalik näiteks võtta computer science'it, aga jah, meil seda valikut ei ole. Nii et head ettepanekud siin, võib-olla kunagi ise hakkate õpetajaks sellel alal. Te ütlesite ka, et teil on need kindlad ained ja et te vahetasite neid aineid, et kui suured need ainemahud on või millest me nagu räägime, kui meil on see higher level ja standard level? No jah, tegelikult ongi, et 3 tundi on siis standard level iga nädal ja siis higher level on siis 5 tundi, aga praegu ongi, see tegelikult olen väga palju aines, näiteks geograafias, kuna meil mõlema standard level, siis me võtamegi terve geograafia, võtamegi 1 aastaga ära ja siis järgmine aasta meil ei ole geograafiat. Aga
mõnedes ainetes on niimoodi, et näiteks võetakse koos higher level, standard level, võetakse näiteks nagu algusteemad ära ja siis standard level ei pea näiteks käima tunnis. Või siis näiteks nagu kirjanduses on, et osad raamatud loetakse koos ära ja siis higher level loeb veel rohkem juurde ja siis standard level ei pea käima tunnis. Noh, räägitakse, et väga palju on õppida ja kodutöid, et kuidas teil on gümnaasiumis see kogemus praegu või diplomas? No ma ütlen ausalt, et väga vahet ei ole nagu 10. klassiga. Ma ei ütleks, et see, mis meil praegu vähemalt on, ma kujutan ette, et läheb raskeks, aga see, mis on nüüd praegu on, see ei ole kindlasti minu arust vähemalt raskem kui see, mis oli 10. klassis. Et see õppemaht võib-olla tõepoolest on natukene rohkem seda kodutööd, aga selle eest on minu arust ka palju rohkem neid nii-öelda auke päevades, ehk siis mul on nagu vaba aega rohkem. Mis sa teed nende aukude ajal siis? Käin näiteks trennis ära, nii et mul on õhtul rohkem aega, et õppida. No. Vaata, kui hea sihiots ta oli aja kasutus. Jaa, väga huvitav. Et kui te rääkisite sellest, et juba vaatasite, mis välismaal toimub, et kas ma saan siis õigesti aru, et teil on mõttega võib-olla minna välismaal õppima? No minul on küll selline ideaalne plaan nii-öelda minna Hollandisse ühte ülikooli, kus ma olen vaadanud, aga eks ma ise nagu, selle järgi tegelikult ma valisingi need ained, et ma tahtsin nagu minna rohkem nagu bioloogia või keemia nagu süvendatult minna edasi. Aga eks näis, mida tulevik nagu ütleb, et kas ma päriselt ka lähen sinna. No mina olen viimasel ajal mõelnud, et tõenäoliselt Tartu Ülikooli bakalaureusesse ja magistri võib olla välismaal. Kas ma saan õigesti aru, et te mõtlesite nii palju ette? No tegelikult seda Hollandi asja ma olen juba päris ammu nagu mõelnud, see oli juba mingi 15 aastas, et ma mõtlesin, et tegelikult ma käisin nagu ühe korra Hollandis, ma mõtlesin, et ma tahaksin ülikooli minna, see tundub nagu lahe koht. Ja sealt see nagu idee tuligi, see ongi jäänud nagu. Ja see on nagu see ka, et tahaks nagu võib-olla vaheldus ka, et ma nagu Eestis põhimõtteliselt oleks nagu siis 18-19 aastat olnud, siis kui ma lõpetan gümnaasiumi. Et võiks nagu minna vahepeal ära ja näha nagu teisi kohti ka. No mul on see idee olnud, et läheks Tartu Ülikooli juba 7. klassist, nii et mul midagi. Mõtle, kui ambitsioonikad noormehed. Jaa, väga tore. Ma küsiks korraks võrreldes, et mis ainest te tunnete diploomas, et on kõige rohkem olnud vaja nagu eelmisi teadmisi põhikoolist või 10. et kus on nagu see kõige rohkem kasuks tulnud ja teiseks, et millises aines te tunnete, et on vaja nagu sellist väga laia silmaringi? No mina tunnen isiklikult seda, et saksa keeles on nagu kindlasti puudu mul nagu sõnavara. Et mul oli niimoodi, et põhikoolis, mis ma hakkasin mingi 6. klassist hakkasin saksa keelt õppima, siis õppisin 6, 7, 8, 9 ja 10. siis meil seda saksa keele edasi jõudnute rühma ei avatud, nii et ma läksin siis hispaania keelde. Aga eks mul on nagu aasta vahele jäänud ja nüüd, kus ma hakkasin uuesti saksa keelt õppima, siis nüüd ma nagu tunnen seda, et mul on tegelikult nagu IB jaoks mul on sõnavara puudu, et ma ikka õpikus mingi võib-olla iga 3. sõna panen Google Translate, et mida see nüüd tähendab. Et mul tunnen, et seal on mul nagu teadmisi puudu, aga silmaring ma arvan tuleb kasuks geograafias. Et nagu kui sul geograafias on lai silmaring, ega sa siis seal tegelikult väga palju õppima ei pea. Ja ma ütleks sama, et nagu geograafias, kui sul on nagu lai silmaring, siis sa tegelikult, sa teoreetiliselt isegi ei pea õppima, sa saad lihtsalt kohe vastata neid küsimusi. Nagu. See lai silmaring, kas see on tulnud nüüd põhikooli geograafia baasilt või teie, ma ei tea, ongi reisimine, lugemine? No ma arvan tegelikult mõlemad, nagu meil on enda nagu huvi ka nagu geograafia ja poliitika ja kõige selle vastu, mis nagu maailmas toimub ja tegelikult ma olen ise käinud nagu päris palju nagu geograafia olümpiaadidel ka ja siis ma nagu sealt olen saanud ka seda teadmisi juurde. Aga ma arvan seda, kus nagu varasemat teadmist oleks vaja, on kindlasti näiteks keemias, seepärast, et keemias, kui sa lihtsalt ei saagi aru ja näiteks sul on lüngad sees, matemaatikas ka kui sul on lüngad sees, siis sa ei saagi aru ja sa peadki lihtsalt järgi õppima. Et see annab väga-väga tunda, kui sa jätad mingi näiteks ühe teema vahele nagu. Järjepidevus. Jaa, järjepidevus on väga-väga tähtis. Kuidas te saate hindeid? Kui tihti te saate? Kas te saate mingi hinnete lehe, mingi kokkuvõtvad poolaasta hinded? See ju erineb oluliselt Eesti süsteemist. No selliseid tunnikontrolli laadseid asju tegelikult meil ikka on. Aga need nagu ei tähenda mitte midagi selles mõttes, et need ei lähe nagu väga kuhugi. Meil matemaatikas oli 2 tööd vist, eelmine periood, ja nende 2 põhjal siis pandi kokku perioodi hinne põhimõtteliselt. Et selles mõttes meil on küll jah, nagu et jooksvad hinded ja nagu jooksvad tööd,
aga kui sa näiteks teed mingi töö halvasti, siis otseselt midagi ei juhtu. Aga see tähendab seda jällegi, et kui sul tuleb eksam 2 aasta pärast, siis on see nagu lõpueksam, siis sul on nagu see teema, sa tõesti ei oska, siis saad vähem punkte, et see on su enda nagu see, sa maksad ise endale põhimõtteliselt sellega. Aga jooksvad, mida me saame, on effort grade'id. See on see, et kui aktiivne sa tunnis oled, kui palju sa puudud ja kui palju sa hilined. Ja see on, osade jaoks on see päris raske nagu. Muigi, ma tahan ka selliseid hindeid panna. Effort grade. Kuidas see eesti keeles ütleks effort grade? Panus. Hoolsus. Hoolsus, jah. See mõjutab see on, no jah. Kas see mõjutab nagu lõppinnet ka kuidagi või? Ei, see on täiesti eraldi. Nii, ja mis teie see effort grade on siis? Tegelikult see oleneb tunnist isegi osades tundides ja tegelikult õpetajas ka, osad on nagu palju paindlikumad ja liberaalsemad, annavad palju kergemini alla, osad panevad sulle näiteks 1 punkti palju nagu vähem, kui sa näiteks 1 korra hilinenud. Mis te arvate sellisest, et hinnatakse ka sinu panust, et kuidas te nagu No väga hea, et hinnatakse selles mõttes, et ja siis see kirjutatakse sulle ka mingi tagasiside sinna ja see on mõneti koomiline. Mulle kirjutati matemaatikas, et ma peaksin olema rohkem considerate siis, kui ma valin enda hääletooni tunnis. Ja mis sa sellest nagu, kas sa nagu mõistsid seda tagasisidet või? Mõistsin küll, et ju ma pean siis vaiksem olema, kui ma Atsiga vaidlen. Ahah, tuline arutelu. Milline peaks olema teadmised, iseloomuomadused õpilasel, kes soovib kandideerida diplomasse? No kindlasti sul peab olema mingisugune ajaplaneerimisoskus, sest muidu sa lihtsalt, sa kas põled läbi või sa hakkad, sa lihtsalt sa ei saa hakkama sellega. Ja mina ütleks seda, et sa pead olema järjepidev, et sa ei saa sa ei saa vahepeal pingutada ja siis vahepeal mitte midagi teha, sest näiteks hispaania keeles mul oli niimoodi, et ma ei viitsinud alguses väga midagi teha, sest see oli suhteliselt kerge, siis me hakkasime nagu algusest uuesti pihta ja siis ma jäingi nagu korraks maha ja siis ma pidin uuesti järgi õppima nagu. Jah, no ma ütleks enam-vähem sama, et see aja planeerimine, see on tõepoolest oluline. Et no muidugi sa võiks olla vähemalt siuke keskmine ajaplaneerimise oskus, et siis kui sa IBS-e tuled, see oli nagu üks põhjus ka, miks ma valisin, oli see, et ma teadsin, et kui ma IBS-e tulen, siis minu see nii-öelda ajaplaneerimine läheb veel paremaks ja see nii-öelda võib-olla pinge ja stressitaluvus, et sul tekib nagu siuke, et kui sul on hästi palju asju teha, et siis IBS sa saad nagu selle kogemuse, et mis tunne see on ja kuidas sellega hakkama saada, see oli ka nagu üks põhjus, miks ma selle valisin. Aga jah, siin võiks olla siis jah, siuke hea ajaplaneerimisoskus, pinge taluvus ja ma ei tea, ära ole laisk, lihtne. Inglise keele oskus kulub. Ja ma tahtsin just inglise keele kohta küsida. See tuleb nii iseenesest mõistab. Mina pelgaks seda väga, kas seda peaks nagu pelgama? Nagu inglise keelt? Jah. Ei peaks tegelikult, aga see on hea, kui sa oskad seda ikkagi nagu, et sa läheb väga mis tasemel me nagu räägime? No ma usun, et meil on juba kõigil nagu C1 nagu nii olemas, see on see, mis C2 on see, mis me nagu hakkame, see on see nagu native speaker nii-öelda, et see on see me oleme suhteliselt lähedal sellele, et see on nagu lihvimise küsimus praegu lihtsalt. Te rääksite sellest, et milline peab see õpilane olema, et kuidas te siis saite sinna diplomasse, et mis kadalipu te pidite läbima? No meil oli põhimõtteliselt see, et kõigepealt me pidime kirjutama mingisuguse inglisekeelse väikse essee, mis teema oli see, et kas matemaatika on keel või mitte. Sa saad ise valida tegelikult teema, mitu ainet oli. Jah, aga kirjutasid selle ära, saatsid ära ja siis sind kutsuti vestlusele. Ja siis vestlusel räägiti sinuga, et miks sa tahad tulla, vaadati su hinded üle, küsiti, et miks sul inglise keele hinne on 4, mitte 5 ja siis põhimõtteliselt pärast seda saadeti siis, kes on kutsutud ja kes mitte. Intervjuu toimus inglise keeles? Ja ikka. Mäletate ka oma intervjuud või? Mäletan küll ja ma olin sama päev vist haige ja siis ma läksin haigena intervjuule ja siis ma higistasin seal hullult palju ja siis, aga ei, ma sain hakkama küll, see oli omaette kogemus niimoodi rääkida samal ajal ja nagu tutvustada ennast samal ajal, kui sa nagu higistad põhimõtteliselt. Aga kas teil oli ka selleks intervjuuks, sul oli see essee kirjutatud eelnevalt, aga kas te teadsite ka, mis teilt seal küsitakse? Ei, me ei teadnud mitte midagi, aga me teadsime mingid nagu ideid, aga lõpuks küsiti nagu neid õppijaprofiile, mida me on põhimõtteliselt nagu
kaua aega ei mäletan, mis nüüd oli ja siis pidime kirjeldama iseennast õppija profiilide kohta ja siis see oli üks raskemaid asju, mis ma kunagi teinud olen. Ja kui ma praegu küsiks, milline see profiil sind iseloomustab, mis sul meeles on? Mis ma rääkisin, et ma olin uuriv, ennast analüüsiv ja riskivõtja ja siis ma pidin põhjendama neid. Okei. Lauri, kas sina mäletad? Ei mäleta, ma võib-olla ütlesin, et ma olen Wisbegirig, sest seda ma mäletasin saksa keeles, seda õpetati mulle palju. Auahne siis. Ei, teadmisimuline. Jah, aga ma mäletan ka seda, et jah, mult küsid seda, et miks minu inglise keele hinne on 4, mitte 5, et tahad ju IB-sse tulla. Okei, et hinded pidid korras olema selles suhtes ja neid vaadati. Oli keskmine, oli ka kuidagi kaalutleti keskmist või... Ai, no minu arust oli niimoodi, et kui sinu hinded olidki nagu 5-4, minu arust küsiti nagu 3 kohta, et miks sul mingi asi 3 on, see oli nagu siuke eriline pigem. No 100 päeva pluss on läbi, me mõtlesime, et me küsime 1,5 aasta pärast, siis teie käest uuesti. Absoluutselt. Et kuidas teil nagu läinud on. Mu üks küsimus on, et kas teil nagu hobisi ka on selle kooli asja kõrvalt, et ma kuulsin, sa käid siin trennis. Ei no jaa, selles mõttes nagu IB kõrvalt võiks ikkagi olla mingid hobid, et sa ei saa ainult õppida. Mina käin jõusaalis, vahepeal tegelen muusikaga ja igasuguseid teisi asju ka ja kindlasti nagu hoian aega sõprade jaoks ka, et hoida nagu sotsiaalelu elus. Et selle jaoks jätkub aega? Jaa, kui sa oskad planeerida aega, siis jääb küll. Andke üks aja planeerimisnipp, et mis teie sükke kõige parem asi on, mis toimib? No minul on 2 asja, üks on Google kalender, kuhu ma panen siis, et mul on nendel päevadel kool, siis mul on siin auk, paneme siia ühe trenni vahele ja kui sa enda niimoodi nädalplaani ära teinud, siis on ju väga lihtne minu arust nagu enda aega planeerida. Ja ka see, et kui sul on, mina kasutan seda Notionit, mida meile tutvustati seal 10. klassi mingisugusel kursusel. Ja kui sa sinna paned nagu enda nii-öelda task listi, nagu ülesannete listi, kus sul on kirjas, nagu mis sa teed õhtul, kui sa koju tuled, teed arvuti lahti, et esimese asjana ei lähe kohe YouTube'i mingit jama vaatama, vaid sul tuleb see lahti ja siis sa näed, et ma pean tegema seda, teist ja 3, teed need ära ja siis vaatad edasi, mis teed. Ja mina ka kasutan seda Google kalenderi, vahepeal kasutan rohkem, vahepeal kasutan vähem, see oleneb, kui palju mul koormust on. Ja eriti ongi nagu päev nagu ette planeeritud, mis sa kui kaua näiteks midagi teed ja no eks seal on erinevaid palju nippe, mis sa saad kasutada ja sa pead ise leidma otseselt, et siin ei ole ühte universaalset nippi, mis kõigile sobib. Ma korra küsin, kuna see käis ühes teises saates ka läbi, et millised õppijad te olete, kas te õpite üksinda või koos teistega? Minul on... See on väga isikupõhine, aga minul on kindlalt nagu üksinda nagu võib-olla lugedes. Et ma nagu olen avastanud, et võib-olla ma õpin nagu üksinda lugedes paremini, kui ma õpiksin tunnis näiteks. Iseseisvalt siis? Mul on ka niimoodi, et üksinda sellepärast, et ma arvan, et nagu kui paaris ma pean nagu rohkem nagu selle teise inimese peale mõnes mõtlema, et nagu üksi ma tean kohe, mis ma nagu, kus mu lüngad on ja kus ma pean nagu järgi jõudma ja mina ka nagu loen ja siis saan aru ja siis teen nagu praktika, sest praktika on see kõige tähtsam, see, kuidas on nagu sünteesid seda materjali, mis sa tegelikult õppinud. Sa võid lugeda, aga sa võid mitte aru saada. Ma tahaksin just lisada siia, et üks asi on see, et sa loed selle ise läbi, aga tegelikult teine asi on veel see, et kui sa nüüd võib-olla lähed tundi ja siis sa seletad seda teemat või mingit ülesannet sõbrale, siis see nagu kinnistab sulle või see kuidagi nagu, kui sa oskad nagu selle õpitud teema oma sõnadega ümber nagu seletada sõbrale, siis see nagu näitab seda, et sa oled selle korralikult omandanud. Kui sa ei oska, siis on midagi puudu tegelikult. Seda on ka ette juhtunud, et te olete jutustad ümber sõbrale ja te olete asjast hoopis erinevalt aru saanud? Ikka on, ma arvan. Küsin veel, millised tunnid teile meeldivad? Nagu üldse meeldivad? Jah, mis te ootate ühelt nagu ainetunnilt, et see oleks teie jaoks nagu maksimaalselt siuke kasulik või? Annaks teile missugune see tund peaks olema? Nagu mulle, ma arvan, et siis kasulik on tund sees, kui ma nagu arvan, et me ei raiska aega, et me ei võta teemasid, mida ma tegelikult nagu ise tean. Nagu. Geograafias vahepeal on niimoodi, et me tunne nagu me natuke raiskaks aega vahepeal, aga ma saan aru ka nagu, et teised võib olla nagu nii targad, kui mina olen selles teemas. Nagu. Ja siis kindlasti hästi põnev aine on keemia, sest me teeme seal igasugused katsed Jürgeniga ja
see on väga nagu huvitav. No minul isiklikult meeldivad sellised interaktiivsed tunnid, kui nagu õpetaja suhtleb õpilastega, et mitte umbes niimoodi, et õpetaja peab mingisugust monoloogi oma PowerPointiga, et kui ta nagu suhtleb ja räägib õpilastega, et see on see, mis mulle meeldib. Kas sa mõtled ka mingit spetsiifilist tundi? Ma ei hakka ütlema. Väga tore, et saime teada siis, kuidas aega planeerida. Sul on Google kalender või? Jah, aga ei ole seda päris ammu kasutanud, sest ma olen see vanakooli inimene, mul on kalendermärkmik. Mul ka kalender. Kas teil kalendermärkmik on? Ei, nad ei ole kuulnud sellest. Ei ole kunagi olnud. See on eelajal. Aga ega meil on veel teile ülesandeid. Meil on siin ühed motivatsioonikaardid, mis on siis koostatud riikliku õppekava üldpädevuste osast ja siin on nüüd küsimused, saate ise vasaku käega võtta, ei lõppisin vasaka, siis südamelähedane käsi, tuleb vasaku käega kaart võtta ja küsi seda siis oma sõbralt, et siis Joosep küsib Lauri käest ja vastupidi. Oota, kas ma võtan ühe korraga? Okay. Teisel pool on küsimus. Millist kasulikku rakendust sa kaaslastele tutvustada tahaksid? Millist kasulikku nagu rakendust? Jah. Okei. No kui ma tavaliselt kellega nagu sellises mõttes räägin, siis ma alati soovitan Notionit. Sellepärast, et ma olen enda kogu elu põhimõtteliselt sinna koondanud, ma teen sinna märkmeid, ma panen sinna oma ideid kirja, kui ma loen raamatuid, siis ma kirjutan raamatutest märkmeid sinna, ma teen nagu kõik seal ja mulle nii meeldib see nii-öelda see tarkvara. Ja et ma soovitan põhimõtteliselt kõigile seda. Me paneme need show notesidesse kirja. Absoluutselt. Nüüd on Lauri kord küsida. Kuidas sa raamatust või internetist endale vajaliku info üles leiad? Eks see oleneb palju sellest nagu materjalist, kui me räägime ilukirjandusest, siis tegelikult on väga raske leida, sest seal on võib-olla hästi palju kirjeldusi sees, aga kui me räägime näiteks mingist reaalainest, siis ongi sellised nagu head allikad olemas, no mitte just Wikipedia, aga näiteks Britannica, kus saab kiiresti, seal on lühikokkuvõte näiteks teemast ja siis saadki võtta selle teema ja siis saad kasutada seda kusagil edasi näiteks, kui sul on vaja. Kasutage usaldusväärseid allikaid. Just nii, jah. Sõpra. Jah, nõnda me teeme veel, iga õpilase, te saate siis 3 küsimust kokku küsida. Mida teeksid sinu sulgudes juhina töötajatega, kes saadavad teie firma nimel vigaseid e-kirju? Väga põnev küsimus. Lauri, mis sa teed? No tänasel hetkel soovitaksin AI-d, kes aitab sul kirjutada korrektseid kirju. Väga hea. Väga update. Väga update, jah. Nii palun. Milliste elukutsete esindajad kasutavad oma töös palju matemaatikat? Kindlasti insenerid, füüsikud loomulikult kasutavad, näiteks piloodid kasutavad, meil on väga, kogu aeg tuuakse näided, matemaatikaõpetajad kogu aeg näidati, kuidas piloodid kasutavad sellist vektorivalemit, mida me just õppisime ja siis meie peaks seda nüüd oskama igaks juhuks, kui me läheme näiteks piloodiks. Kas on plaan? Ei ole, aga hea on osata. Miks inimesed vahel teadlasi ei usu? Sest neil pole selles vallas või selles sektoris piisavalt teadmisi. Mida oled viimasel ajal loetud raamatutest õppinud? See on hea küsimus. Kuidas näiteks stressi ja pingega toime tulla? Ma lugesin ühte raamatut ühest inimesest, kes läks, üks britt läks põhimõtteliselt vaatama, kuidas mungad elavad Nepaalis kloostris ja kuidas nemad nagu elavad ja kuidas nemad aru saavad maailmast ja kuidas nagu nemad üldse kuidas nad söövad, see on juba selline nagu väike asi, aga see võib olla nagu täiesti teistmoodi nagu meil on. Ja see ongi, sealt ma saingi nagu teada, et see stressi nagu toimetulek nende jaoks on hoopis teine asi, et nagu nende jaoks see on lihtsalt, nad nagu kaardistavad selle, mis on see probleem ja siis nad lihtsalt, kas nad lahendavad selle või siis lihtsalt ütlevad iseendale, et seda ei ole nagu nii lihtne võimalik lahendada, et nad peavad nagu pingutama, et veel rohkem seda nagu ära lahendada. Kas teil on veel midagi, mida te tahaksite jagada meiega seoses kooli ja õppimisega? Või mingi hea nõu anna kaasõpilastele? No ma ütleks põhimõtteliselt seda, et mina ise enda puhul olen avastanud seda, et kui sa tegeled, ma hakanud õppima sellise asja kohta nagu dopamiin.
ja kui sa vähendad neid asju, mis annavad sulle palju dopamiini, siis need asjad, mis on rasked, tunduvad lihtsamad ja nad tunduvad huvitavamad. Ehk siis, kui sul on tühi tuba, sind füüsika üldse ei huvita, sa oled selles toas ja sa vahid lakke, mis ei anna sulle üldse dopamiini ehk siis seda nii-öelda mõnuainet, siis järsku see füüsikaõpik võib tunduda sulle väga põnev, sest see annab sulle võib-olla rohkem dopamiini kui niisama lakke vahtimine. Ja hea nõuanne, mis ma ütleks, on see, et kindlasti on tähtis olla nagu järjepidev ja selline suur areng ja suur areng ei tule kohe. Ta tuleb nagu väikeste sammudena. See on näiteks üks asi, mis ma sain kohe, näiteks kui ma hakkasin jõusaalis käima, ma sain kohe aru seda, et sa peadki käima regulaarselt, sa pead tegema seda kogu aeg, sest muidu ei tulegi mitte midagi põhimõtteliselt nagu. Sa pead motiveerima ennast, isegi siis, kui sa oled täiesti väsinud, sa pead ikkagi nagu minema ja siis sa saadki lõpuks aru, et ma olen jõudnud kuhugi. Isegi siis, kui sul võib-olla välja ei tule ja midagi läheb valesti, sa pead ikkagi motiveerima ennast kogu aeg tõusma sealt diivani pealt üles, minema ja tegema edasi. No see oli praegu näide, aga see võib igale poole üle kanduda. Ükskõik mis ainet sa õpid, ükskõik kus sa oled, sa pead olema järjepidev ja jätkusuutlik ja motiveerima ennast. Ning sul peab olema hea enesedistsipliin, sest see on kõige tähtsam tegelikult. Aga mina igal juhul tänan selle väga silmi ja avava vestluse eest. Pani endal ka väga hästi mõtte jooksma. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!